Cannot use accessory't. Mul on Android, sul on iPhone. USB-C. Ma arvan, et selline sahtel on pea kõigil Eesti inimestel kodus olemas. Ja just seda siis see uus USB-C seadus üritab vähendada, on ju? Just nimelt. Aga selle muudatusega tuleb kaasa ports küsimusi. Nii et täna võtamegi kokku kõige levinumad müüdid ja teeme lõpuks selgeks, mida siis tohib teha ja mida ei tohi. Tahaks midagi kuhugi sisse toppida ka tegelikult. What? Tegime ka väikese eksperimendi 4 erineva laadjaga. 2 samasugust telefonimudelit sama battery health'iga. 38% peal panime ühe laadima iPhone'i juhtmega läpakast ja teise kõige tavalisema Maci laadjaga. Tulemus oli väga üllatav, sest vahe jäi ainult 6%. Läpakas suutis laadida 10 minutiga 8%, läpaka laadja 14%. Teise katse ajal alustasime 55% pealt ja proovisime akupanka suvalise juhtmega ja juhtmevabat laadjat. Akupank laadis 10 minutiga 11%, juhtmevaba laadja ainult 3%. Täna väga paljud tootjad reklaamivad ennast, et nende laadjad lähevad palju suuremaks, on 120 vatised, on 240 vatised. Meil siin on praegu 140 vatti, aga me näeme siit pealt, et ta võtab 22. See ongi täna niimoodi, et see telefon või seade, mis soovib hakata ennast laadima, võib-olla ainult esimese 10 minuti jooksul võtab selle maksimum ulatuse, mis ta saab. Ja peale seda see langeb, et hoida seda akut. Sinu telefon ei taha rohkem praegu. Kui sinu aku oleks palju tühjem, siis ta võtaks korraga rohkem. Aga kas üldse kõik telefonid toetavad fast charge'i või? See on nii hea küsimus. Mis asi on fast charge? Sina peaksid vastama mitte. Ja ütleme, kui need USB standardid hakkasid tekkima, siis esimese hooga oli 5 vatti ka fast charge. Ja siis täna meil on sellised toredad tootjad nagu Oppo või Xiaomi, kes teevad juba 120 vatiseid laadimisi ja ütlevad, et see on fast charge. Aga kui meil on siin 30 vatine ja ütleb, et see on fast charge, kas ta siis on kiire? Nii et kõik võivad öelda, et need on fast charge. See on USB-C, see on USB-C, et kas need kõik, kas tahad öelda, et need kõik teevad sama asja või? Ei tee. Vaatame, mis ta mulle ütleb. Meil on kusjuures hea vaadata siit. Selle paneme nüüd siia 2 vahele. Sealt läheb läbi hetkel 1, midagi vatti. Üks õige laadija täna peaks natukene rohkem suutma seda võimsust sinu telefoni toimetada kui see, mis sul siin hetkel üles seatud on. Tohoh, kas juhega mõjutab midagi? Kindlasti mõjutab. No meil on neid siin õnneks ju palju rohkem kui ainult see üks. Jälle ei lae? See 0,2400 vatti. Et see on väga-väga väike number, mis jälle liiga vähe või? Jällegi liiga vähe. Ühe sellise hea asjana, mis on näiteks USB-C kaablitesse sisse ehitatud, on selline pisikene kiibikene, mis ütleb siis seda, et millist võimsust on ta võimeline välja laskma. Ja kui seda näiteks kiipi seal sees ei ole, on tegu sellise vana kaabliga, siis uuemad adapterid teavad, et nemad annavad kõige minimaalsema võimsuse sellest välja. Vastasel juhul ta kärsataks selle teisel pool oleva seadme läbi. Selles osas on nagu tänased adapterid nutikad. Nad teavad, et see on mingisugune mitteoriginaalne kaabel, midagi, mis on vana, mis ei pruugi olla nii hea. Ma parem mängin nagu safe. Cannot use accessory, this accessory uses too much power. Kas ta ütleb mulle praegu, et lõpeta ära või? Jah. Vanasti ei saanud. Täna me saame seda teha mobiilsetel seadmetel niimoodi. Kui me räägime mobiiltelefonidest, tahvelarvutitest, siis seal on see lihtne. Kui me räägime sülearvutitest, siis seal võib minna natukene keerulisemaks. Selline standardne laadija sülearvutile on kusagil 65 vatti ja kui me selle 65 vatise laadija paneme näiteks telefonile külge, siis telefon on piisavalt tark, et sealt võtab vastavalt enda vajadusele see õige võimsus. Aga kui ma panen oma telolaadija arvutisse, kas siis ainuke paha asi on see, et ta on laeb aeglasemalt või? Jah. Mitte midagi muud ei ole? Just. Mida soodsam see toode on, seda rohkem on kokku hoitud mingisuguste
kiipide detailide pealt ja võib juhtudagi selline olukord, kus ebakvaliteetne toode jõuab väga lihtsal kujul siis kas siia Euroopasse või kuhu iganes kellegi kodukasutusse. Mis see teha saab siis? See võib teha absoluutselt kõike. See võib hakata kuumenema, kuna telefon ju soovib rohkem võimsust saada. Kuumenemise tagajärg võib olla see, et ta läheb põlema. Ei, me kõik oleme seda kuulnud, aga need on iganenud müüdid selles osas. Kunagi võib-olla oli see, et see oli akule hea, aga täna me kasutame peamiselt liitium-ion ja liitium-polümeer akusid, et kindlasti seda ei pea juhtuma. Ma ju magan. Kui AliExpressist ostetud laadijaga, siis võib-olla tõesti, aga üldiselt levinud laadijatega mitte. Okei, aga AliExpressist laadija on ju, pluss mu padja all. Padja all on kohe kõige halvem asi üldse. Mul on läinud ka kuumaks siis, kui ta laeb ja ma olen telefonis samal ajal. Seda ei tohiks ka teha siis? Iseenesest tohiks, aga see on selline mõistlikkuse printsiip, et seal telefon ka tihtipeale tuletab sulle meelde, et kas ta lõpetab ise laadimise ära või siis, et ta laeb hiljem edasi. Minul endal on siin näiteks Sony kõrvaklapid ja Lenovo sülearvuti laadija, et me saame selle kohe järgi proovida ja vaadata, mis siis juhtub. 65-vatine minu tööarvuti laadija. Julged niimoodi lihtsalt panna? Ikka. Võt hakkab laadima. Ja see oli 65 või? Just. Et kuidagi moodi need klapid otsustasid, et mina ei taha nii palju. Just, täpselt nii on. Kui see laadija nüüd ei tea, mis tal seal teisel pool on, siis ta laseb sinna kõige minimaalsema voolu, mis ta suudab. Ja see on siis nagu kõik laadijad või viimase mingi 2 aasta laadijad? Pigem nagu viimase, ütleme, ma ei tea, 10 aasta laadijad. Et see standard, USB-C standard on juba tükk aega olnud ja kui kaablil või laadijal on see standard olemas, siis see tähendab seda, et selle kaabli või laadijaga on tehtud läbi mingisugused protsessid, sellel on piisav ehitus, kooste, et sellist asja nii-öelda tagada. Nii et põhimõtteliselt see väide, et ühe laadijaga saab tegelikult kõike laadida, on tõsi, kui see on päris normaalne laadija, mitte see, mis ma tellin kusagilt Hiinast. Just nimelt. Nii et see on kõik, meil on nii kerge lahendus. Jah. Reaalselt lihtsalt ostke üks normaalne laadija ja kõik on fine. Täpselt nii. Okei.